et mis mure muu inimesel on, kui ikka raha mure, et see on niisugune hästi argine, kõik teavad, raha ei ole. Ja minuvanused inimesed või isegi veel nooremad ilmselt mõtlevad sellele, et kui meie kunagi sinna tõotatud maale jõuame, ehk siis pensionikka, siis ilmselt niisugust asja nagu pensionit ei olegi enam olemas. Tundub väga kahtlane igatahes. Et kuidas, kui ma mõtlen selle peale, kuidas sinul selline mõtteviis üldse on alguse saanud või rahaline mõtlemine, kas see on sulle antud vanematega kaasa, oled sa selle ise elu jooksul kuidagi tekitanud endale või kust see alguse sai? No alustame sellest surmast, millest sa rääkisid ja see on üks väga huvitav teema, et kõigepealt keegi meist ei taha ju surra, eks. Aga kõik me aktsepteerime, et me ükskord sureme. Ja see küsitlus, kus küsiti noortelt inimestelt ja väga vanadelt inimestelt, et kas sa oleksid nõus nagu surema, sa ju ei ela igavesti, siis kõik olid sellega nõus. Aga nii noored inimesed kui ka vanad inimesed ütlesid, et jah, see on okei, aga no mitte homme, vaid millalgi kauges tulevikus, eks. Ja siit me jõuamegi sinna teistpidi tagasi seesama kauge tulevik, mille peale sina, nagu sa ütlesid, sinu vanused väga ei mõtle või mõtlevad hoopis, et ei teagi, mis seal toimub. Siis see ongi see hetk, kui sa peaksid tegutsema hakkama, mitte mõtlema. Me kõik mõtleme iga päev ja teeme plaane, aga me ei vii neid ellu, eks. Ja siis lähebki elu niimoodi, nagu ta läheb. Jah, raha osas loomulikult, et kui sa tahad nagu vanaduses elada enam-vähem normaalselt ära ilma suuremate probleemideta raha vallas, siis sa peaksid hakkama juba 20-selt pihta. Veelgi varem 18-selt kooli lõpus. Ja kahjuks on see üks igavene kuradi kannatamine, eks, et sa lihtsalt nagu pead terve elu kannatama ja see kannatus väljendub selles, et sa pead järjekindlalt säästma raha, tekitama omale suuremaid sissetulekuid, investeerima seda säästetud raha ja investeerima investeeritud rahast saadud kasvikuid, ehk siis see liitintressi pool, eks. Ja see lõpuks sulle vastupidiselt Isamaale ja Helir-Valdar Seedri jutule, et esimene sammas teeb meid kõiki tulevikus õnnelikuks, siis vastupidi, nagu sa ka ise ütlesid, siis kes seda esimest sammast maksab, eks. Ja me näeme, mis olukorras on riigi rahandus tänu sellele, et on võetud laene ja makstud need pensioniteks välja või kuludeks, eks, mitte investeeringuteks tehtud. See on niivõrd selline teema, mis tohutult ajab inimesed keema. No ajab keema muidugi, aga kõik me saame aru, eks, või tavaline inimene, isegi see, kes on võlgades ja kes on võtnud laenu, et osta omal uus telekas või uus telefon, siis lõpuks ta ei jõua enam oma võlgasid maksta ja see on nagu surnud ring, eks, ta jääbki eluks ajaks sinna püsima. Ta ei pääse sealt kuidagi välja, eks, ja kui riik nii käitub, siis on see eriti nagu natukene kahtlane, eks, kuigi riigi ülesanne ei ole kasumit teenida, vaid teenuseid pakkuda ja inimestele nii-öelda õnnetunnet valmistada, et nad oma riigis elavad, aga lõppkokkuvõttes ikkagi raha on raha, kulu on kulu, investeering on investeering. Ja nüüd teda ei teki lihtsalt kuskilt juurde ja küll trükitakse juurde, aga teistpidi jällegi antakse järgi inflatsioonina on, nagu me näeme. Aga kuidas sa ise niimoodi mõtlema hakkasid üldse? Kas see tuli sul kodust kaasa või sa, ma ei tea, näiteks, ma ei kujuta ette, kust sa said sellise? See on jah, selles mõttes on see alati see õpetajate küsimuseks, et kas sind on õpetatud või kuidas sind kodus on kasvatatud, eks, millele on rõhutud, kuhu poole on suunatud, et üks asi on see orgaaniline liikumine ja jõudmine kuhugi välja. Teine asi on see, et ühel päeval kukub sulle teadmine pähe, et nüüd ma peaksin tegema niimoodi, et pigem seda viimast ei olnud. Ma hakkasin seda teemat rääkima ja tähtsustama umbes aastast 2010 esimest korda, kui ma esimesed intervjuud andsin ja esimesed loengud pidasin ja tollel ajal tundmatu Jaak Roosaare, kes kirjutas suurepärase raamatu Rikkaks saamise õpik, mida ma siis ka promosin ja jagasime tuhandeid koolidesse laiali õpilastele. Aga jah, et see ei, ma ei ole rikkast perekonnast. Täiesti tavaline perekond Vene ajal elanud, eks, sündinud lapsena Vene ajal kasvanud. Ilus lapsepõlv, ei saa öelda, et koole oli, kui see propaganda välja arvata, et sa kartsid sõda, eks, kogu aeg oli sõda ja sõda ja sõda. Aga muidu ema, isa tavalised töötajad, tavalised palgasaajad tollel ajal ja sealt, ühel hetkel sa saad aru, et
no kuidas sa küsid, et kuidas see tunne peale tuli, no lihtsalt, et sa tahad nagu kuidagi iseseisev olla või otsustada, eks, kui sa ei ole enam 12 või 13, vaid sa oled juba 16 ja natukene vanem, siis sa hakkad aru saama, et sa pead midagi nagu võiks teha. Siis on kaks võimalust, kas sa lähed pätiks kätte ja hakkad röövima või siis sa mõtled, kuidas raha teenida seaduslikul viisil. Tollel ajal seda muidugi võimalust ei olnud. Vene ajal ju pandi sind vangi, kui sa omasid USA dollareid. What, eks? aga vähemalt või spekuleerisid nii-öelda spekulandideks, kes hangeldavad riietega, välismaiste riietega, kilekottidega, eks, talvetossudega. See on naljakas. Luksuskraam. See on naljakas. Ja siis eks ta sealt kuidagi sai alguse ja silmaringi arendatud palju raamatute lugemistega ja tollel ajal oli ju Soome TV nähtaval, mida me kõik vaatasime ja niimoodi ta tuli, et ühel hetkel hakkasin ka nii-öelda selle Vene seadusandluse järgi spekulandiks ja ostsin siit natuke odavamalt ja müüsin edasi natuke kallimalt ja siis tekkis vaheraha ja siis oli tahtmine see raha kohe ära kulutada, aga see on see sama kannatus, et ei saa, selleks sa pead selle raha uuesti investeerima, ostma uuesti ja müüma uuesti, eks noh. Ja niimoodi ta saigi alguse kunagi. Eesti Esu.